Kanada on ametlikult langenud majanduslangusesse. Riigi majandus kahanes 2026. Aasta esimeses kvartalis 0,1% pärast palju suuremat 1% langust eelnenud kvartalis. 2 järjestikuse kvartali majanduslangus on tehnilise majanduslanguse õpikunäide, mis teeb sellest Kanada esimese majanduslanguse pärast 6 aasta tagust pandeemiast tingitud sulgemist. Mis teeb majandusteadused seekord närviliseks, on see, et see ei pidanud juhtuma. Analüütikud ootasid tegelikult, et Kanada majandus kasvab umbes 1,5%. Selle asemel liikus see vastupidises suunas. Asja teeb hullemaks see, et Kanada tööturg on juba kuid nõrgenenud. Ettevõtted tegelevad endiselt USA jätkuvate tollimaksude tagajärgedega ja majapidamised hakkavad survet tundma. Kanadalased kulutavad nüüd rohkem raha, kui nad tegelikult säästavad ning majapidamiste säästumäär on langenud vaid 3%-ni, mis on üks madalamaid tasemeid viimastel aastatel. See on tõsine probleem, sest sellistel aegadel toimivad säästud rahalise puhvrina. Kui inimesed hakkavad seda puhvrit kasutama ajal, mil majandus aeglustub, tähendab see tavaliselt, et majapidamistel on raskusi kasvavate kuludega toimetulemisel.